Nad Eesti riigid kõige tähtsad. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. I know that you see me. Time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm alright. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, I know what she needs. She just wants the fame. I know what she thinks. Give her a little taste, running back to me. Put it in her face, pay yourself to keep. Ooh, every night. She prays to the sky. Flashing lights. Kuulan, siis ma kogu aeg küsin, oot, kell lõus on. See on siis lugu. Ja ma ei mäleta tegelikult peale see duubel 5 ja repid, ma ei mäleta ühtegi sõnaks. Kuule, Kevin, miks su mikker ei tööta muidu? See pole ühendatud tal. Ei ole või? Sul pole mikker puldis. Mis vend sa oled, et sa niimoodi teed nagu? Ei mees, see on Backer. Tere tulemast tagasi. Backer podcast. Nagu näha, mitte kõige professionaalsem podcast. Täna oleme siis siin. Pidin selle pult on ikka natuke tolmune. Pidi selle tolmusid pealt ära pühkima. Pole mingi 2 kuud saanud teha. Mis mikker sa oled? 4. 2, jah. Täna meil on jälle trio episood, mõnus siuke Kontoris tagasi. kodune, jah. Et egas midagi, noh. Kui sa vahepeal läinud on siis, jah. Miks sa selle sõjamütsi ära võtsid peast? Sigar tuli otse sõjast meil. Mitte otse, aga. Ei ole otse, noh. Kuidas, mis oli siis? Jälle, noh, kaitseväest teenistus tagasi. Täiesti ulme, mõttetu. Tead, mis on nagu üliverses on see? Kevadtormil tegelikult käisin. Üliverses on see, et Sigvard lasti kaitseväest arstlikust, sellest lasti nagu varem vaata koju. Ta oli nagu vigane. Ei, no tegelikult oli see, et nagu need kõige pädevamad nagu saidki, nagu, et ei pidanud nagu minema Kevadtormile, siis lasti varem. Ja siis ma olin see, noh, üks ja ainuke põhimõtteliselt rühmast. Igatahes ta lasti varem kaitseväest koju ja siis mõtte nagu sellele, et mina ja Mikk ega keegi ei saanud nagu seda kutset Kevadtormile. Ja siis vend, kes lasti nagu arstliku komisjoniga nagu enneaegselt koju kutsuti nagu. Nagu see näitab, et tegelikult see Eesti kaitseväe teema on nagu täiesti... Oli üle pikka aja mõnus seal kükitada ka seal metsas või? Siis ma mõtlen, ma praegu nägin neid pilte, siis ma praegu mõtlen, et samas seal on nagu see, et teil ei olnud mingi tegevaid ega kedagi ka ju. Ehk siis tundus nagu suht siuke chill. Selles suhtes oma rühm jah põhimõtteliselt. Aga nagu pigem oli vist jälle klassikaline tiks, et nagu ülisitasti korraldatud, üli palju passimist või? Jaa, väga palju. Ja no see ei ole ju lihtsalt nagu neile korraldatud. Nad on ju lihtsalt mingi väike nupp seal nagu. Seda muidugi. Aga nagu see kammiski ära nagu, et nagu nii räigelt oli seda passimist nagu. Ja noh, me olime ainuke kompanii, kelt korjati telefonid ära, noh. Suurtelt meestelt võeti ikka moblak käest ära. Riile värke seal ju. Ei teinud või? Ei no mingi viimased päevad saime nagu tagasi, aga... Oli siis jube või? Muidu oli nagu... No ei no reaalselt nagu tegelikult oligi see, et nagu me passisime nagu nii tühja, et nagu olekski võinud nagu olla kas või telo või nagu saad mingi põksuda või mis iganes pahtida, kuulata midagi. Tänapäeva probleemid, võtaks telo. Vanast oli sõda ja värgid, vaata, putsi sa. Ei no jaa, oleks siis nagu annaks tegevust, nagu siis ju kõik teeksid, aga just see, et sa lihtsalt nagu vahid nagu tühja. Istume mingil poissal, kus me teame, et mitte kedagi ei tule, mitte ühtegi vastast, mitte midagi, istusime mingi kuradi tsiviilmaja taga nagu, sinna elu sees ei tule nagu keegi nagu. Sa tead juba, et see on nagu ongi, et sa oledki põhimõtteliselt selleks päevaks nagu lihtsalt vahid. Aga nagu noh, kuna vaata me kolmekesi oleme siin ikkagi Eesti tankitõrje rusikas on ja raudne rusikas. Ja me oleme kõik kolmekesi, jah? Ja me olemegi kõik samas kohas nagu kaitseväes küll eri aastatel ja siis minu arust, mis see nagu läbiv joon on Eesti kaitseväes nagu mis on valesti,
no kõik on valesti selles suhtes, aga nagu see põhiasi, mis tanki... kõik ikka ei ole valesti. No nagu ikkagi nagu see, et me teeme neid kevadtorme, neid siile ja nagu kõiki neid õppuseid on ja põhirõhk on muidugi see, et meil on ju eraldi kompanii, kelle, meie siis on me ei ole küll kolmekesi see kompanii, aga tankitõrje. Ja see ülesanne ongi see, et kuna kõikidel nagu igasugu vastasriikidel või teistel riikidel on nagu tangid, sest neil on palju raha, neil on mingi uhke tehnika, siis meil on tankitõrje, kes peabki nende tankidega tegelema, on ja siis tehakse need nagu suurõppused, need siilid ja värgid. Ja selle tankitõrjel on nagu täiesti nagu vale roll seal. Tankitõrjele antakse kogu aeg, vaata, antakse mingi huinea tegema, mingi metsaluure antakse tankitõrjele. Minu arust on see, et nad ei suuda nagu ära otsustada, vaata. No meil oli ju sama, meid ju siilil kasutati nagu põhimõtteliselt kui lukona. Nagu me lihtsalt istusime mingi augus kuskil, on ju. Ootasime, kuni need ründavad läbi meist, on ju. Petsime nagu haidis, on ju. Me reaalselt olime nagu augus, niimoodi, et mingi väike aken oli õue, on ju. Ja siis põksusime seal, lasime nagu vastase nagu läbi ja siis, kui tuli see tagala, on ju need mingi suured kuradi, mis need on, need S9 ja mingid need suurtükid. Ja mis iganes, jah. Ja siis nagu need lasime ära ja siis oli põhimõtteliselt X-Fill ja kõik. Nagu minu arust seal ongi nagu perses on see, et nagu miks te nagu kuidagi mina kui käisin ka seal kuskil, see ei olnud vist kevadtorm, see oli mingi teine õppus, aga seal oli ka nagu see, et tankitõrjele tegelikult nagu põhiline oligi see, et see oli mingi prantslaste ja ma ei tea, mis vendadega vaata koos see õppus ja suur õppus ja kuule nüüd, tankitõrje pandi nagu sinna poolele, kellel juba olid kõik tangid ja vastastel polnudki ühtegi tanki. Ehk siis me olime 3 päeva metsas niimoodi, et meil tegelikult ei olnud isegi mingit tanke, mida tõrjuda nagu. Ja me istusime keset metsa niimoodi, et sa ei näinud 150 meetri kaugusele isegi ja siis see on nagu see, et me peaks seal kuskil need tangid ka nüüd üles leidma ja need maha võtma nagu. Ehk siis sa mõtledki nagu, et see suur pilt on nagu et mingi ülikõva teeme õppuse ja tuleme kõik reservväelased ja kõik kokku ja nii äge nagu kõik tulid. Aga reaalses nagu, kui võtta nagu see, et mis kvaliteediga seda asja seal tehakse, siis see on nagu tegelikult ülipask nagu. Ei, see ka, et ma olen ju vaata kuradi snaiper, on ju. Täpselt laskun. Nii versus, et see vend on see laskun. American sniper. See ei ole sama. Ei, ta on sniper. Ma olen sniper, jah. Sa ei valida. Täpselt laskun. Tankitõrjes ei ole mitte midagi sellega teha. Ei ole, jah. Sa ei lase ju tangist läbi sellega juba. Ei, aga sa oled ju selle, sa oled nagu julgestuspool ja sa oled nagu nende see nii-öelda, kes näeb kõige kaugemale ja saab seda küll, jah. No, see on nagu... See on ainuke. Kes ei tea, kuidas Eesti kaitsevägi toimib, siis põhimõtteliselt tankitõrje on niimoodi, et sul on 2 venda, kellel on 2 suurt seljakotti. Kõige suurem matkakotid, mida te oma elus näinud olete. Te võtate sealt välja raketid ja te võtate sealt välja sellise... kompuutri. Ja sellise arvuti põhimõtteliselt, mille külge need raketid käivad. Ja sellega näeb hästi kaugele. Hästi kaugele ja igal pool öösel, igal pool näeb. Ja siis te kükitate kuskil sellega ja siis teie tiimikaaslased, mingi palju neid on, 8 on jaos, 6 inimest, lähevad siis jaotuvad 2 ja hakkavad siis tegema teie ümber nagu julgestust. Jah, julgestust. Ehk siis ongi see, et Sigvard oma snaipriga siis kuskil 150 meetrit eemal põõsas peaks tegelikult nagu nii-öelda olema esimene inimene, kes näeb, et oi, pätid tulevad meie positsioonile, nüüd on vaja nad maha võtta. Aga jah, selles mõttes, et kui me oleme nagu seda praktiseerinud, siis tegelikult mitte kunagi nii ei toimi ja enamus ajast sa istud lihtsalt kuskil kännu peal ja sööd sifkasid. Ja paned koni. Jah. Kui me juba räägime siin selle kaitseväest ja sellest reservõppe kogunemisest, siis tegelikult võiks shoutoutida Markus Reinboomi, kes tegi mingi väga nägid seda stati? Ta käis pärast reservi saamist iga päev jooksmas, mis oli mingi 483 päeva järjest käis jooksmas iga päev. Selle ajaga tegi 2,5 maratoni ja nüüd pärast kevadtormi kohe läks otse nagu täismaratonile, jooksis selle ära ja nüüd tal on see striik läbi, ehk siis suur shoutout talle, nagu ma ei tea, mis talle sisse läks seal nagu, aga see oli suht nagu rets. Kes kohe nime järgi ära ei tunne, siis Markus Reinboom on see, kes paneb Sammi kõik asjad veerema. Ta on isegi külaskel. Ja. Et ei tegelikult samas, ega poolmaratoni paneks kohe. Aga me panime ka ju. Ei, poolmaratoni paneks. Ma arvan, ma jooks plätudes selle ära praegu. Ei, no me panime ju maratoni. Sa panid lausa 2 kilti peale, vaata. Ja, õigus, jah.
sellepärast, kuule et singing, stop singing. What lyrics nagu. me oleme reaalselt ju linnupargi kõige ju kardetumad jooksuhundid ju. see on nagu haige. Endomondo, ilma Endomondota ma ei usu nagu. Meil siukest asja ei ole. On veel siuke asi nagu Endomondo või? On vist küll, jah. Tracker, sul on mingi see tracker ju ka, mis näitab palju kilometraaži on. Jah, no see ongi põhimõtteliselt. See ongi see jah, Endomondo põhimõtteliselt. Aga see ongi... Palju kilomeetrit tulnud on siis? Meil on mingi üle 7 gildi veits on see tiir vist või? No jah, kokk on mingi üle 1000 gildi ja joostud juba mingi 2 kuuga. Selles mõttes, kui seda enam arvet ei pea isegi, need on lihtsalt liiga palju. Ei, tegelikult 7 gilti on vist see tiir, mis me umbes jookseme. Umbes 7. Ei, see, mis me jooksime, see on mingi üle 5 natuke vist. 5 on kindlalt vähe nagu. Sest et ühe korra Karo sõitis muga kaasa veits väiksema tiiru ja see oli juba, ta rullluiskudega sõitis kaasa ja see oli juba peaaegu 7 ligi. No igatahes me jookseme sitaks nüüdsest, kuna meist saavad ka varsti eliitsõdurid. Tegelikult me ei viitsi sellest kaitseväe jutust üldse rääkida, sest see jääb natukene nii-öelda... Kuidas ma ütlen? Nüüd siis juba lõpetame ära. Paame kinni. Tead, mis veel harja punaseks ajab? Oota, mis sa olid üldse, kes sa olid üldse kaitseväes? Siihtur. Oi jumal. Me saaksin kohe panna selle asja kokku põhimõtteliselt siia samma Luun ja Aiamaadele minna ja praktiseerida. Sa olid laadur või? Ma olin kõikide ametite peal. Ma tean sihturit, laadurit. Granaadiheitur olin. Ühe päeva sain granaadiheitet enda relva all hoida. Rohkem mul seda ei olnud. Ja siis ma olin nagu lihtsalt siuke organisaator vahepeal see pool ja ülem Kevadtormil. Teil oli siil sellel ajal, on ju? Meil oli siil, jah. See oli... Veel suurem fiasko või? See oli, jah. Nagu ma ütlesin enne, siis nii-öelda meil oli nagu mitu siis, mõtlen, jagusi, 9 jagu, on ju. 3 rühma, igas rühmas on 3 jagu, on ju. Olid siis metsas, vaatasid mingit ala, on ju. Enamus olid haidis, need, kes ei olnud haidis. Haid on põhimõtteliselt see, et nad on siis metsas ja nad isegi ei vaata midagi, vaid nad lihtsalt ootavad, kuni nagu spotterid, ehk siis need, kes ei ole haidis, need nagu näevad midagi, siis jooksevad nagu possale. Okei, meil isegi ei olnud sellist nagu... Ja siis need, kes ei olnud haidis, ehk siis oli spotterid, kaasa arvatud selle minu jaoga. Need teised vist väga nagu ei võtnud osa sellest spottimisest, ehk siis nad lihtsalt põksusid kuskil kraavis, on ju. Nagu lihtsalt mingi päevitasid ja värki. See kõlab nagu täpselt kaitse. Ja siis me lükkasime seda vaatlust seal 24 tundi ööpäevas, on ju, ja 5 päeva järjest. Ja siis jah, lihtsalt vaatad ühte teed ja mõtled mingi oma mõtteid ja siis, kui tuleb mingi auto, siis kannad ette nagu. Äge. Aga... Tahate veel midagi sõjalugude kohta? Ma tahtsin tegelikult enne küsida, vaata, teil oli suur vaidlus siin enne. Lill Tilli uus album tuli välja, Raha üle kõige, eelmine neljapäev. Meil tuli Karliga see enne podcasti siin nagu jutuks, me ei ole sinna süvenenud. See on natukene liiga fresh, eks me mõtlesime, et minge kindlalt kuulake. Ja me teeme sama ja järgmine osa siis... Siis saame nagu jõud ühendada. Ja, et küsime teilt, mis te arvate ja me räägime, mis me arvame. Igatahes... Aga sa juba kuidagi laitsid seda juba maha. Seda ma tahtsin küsida, minu arust, kas sa ei olnud see tüüp, kelle nagu Lill nagu meeldis või? Mulle meeldis ka. Aga sulle see maasikapõllud ja värgid seal... Ja, need on nagu ikkagi väga head, aga reaalselt ongi... See album on nagu sinu arust võkk nagu või? Ei, no ma olen sealt mingi 2 laugu kuulnud. Okay. Aga see kool, vaata... No see liigiti, vaata, kunagi nagu nii räigelt. See mingi 2 aastat tagasi oli põhimõtteliselt väljas juba. Mina ei olnud sellega nii kursis nagu. No see oli nagu reaalselt... Nubluga siis. Igal inimesel oli see juba telefonis olemas. Minu arust. Ja siis... No see oli nagu hea. See oli hea. Vanasti. Omal ajal nagu. Siis tal ei olnud veel seda häälemurret olnud. Siis oli nagu enam-vähem nagu kõlpas. Paitas kõrva, on ju. Aga nüüd, nagu ta tegi täiesti ümber selle. No mitte täiesti, aga nagu tegi ümber ja... Mina vaata praegu ma panin korraks, skimmisin läbi seda albumit, on ju. Ja siis mulle tundus küll nagu sama. Kas siis nagu... No seal on see mingi, lähme kooli vetsu keppima ja mingi siuksed asjad on juures. Siuksed nilbused. Ja siuksed nilbused on juures. Muidu on suht sama. Aga ongi, nüüd tal on häälemurre ja nüüd see nagu ei kõla üldse nagu hästi. Ei kõla enam nagu see väike kileda häälega. Aga minu arust on ikka nagu...
no näiteks see romants on okei, seal on natuke palju neid kordusi asju on, aga üleüldiselt nagu mulle ikka nagu meeldib see. Vaat see on huvitav, et sa mainisid seda kordust asja, seal põhimõtteliselt viimane buss 808, mis oli, seal käis Lil Dill külas ja siis ta tegelikult ütles, et ta isegi neid mingeid lugusi või 11 laulu on albumil, 3 lugu olid juba enne väljas ja siis ta lasi äkki 2 või 3 unreleased siis laulu nagu albumi pealt seal bussis nagu on ja mingid need laulud olid ka sellised, et nagu jõhkralt see nagu ühe lause kordamine käis nagu kogu aeg ja siis oligi see, et Lil Dill ise ka ütles seal, et ta tegelikult ise ei nimetaks ka seda räpiks. Et see on lihtsalt nagu mingi tema nagu stiil, kus ta nagu ongi niimoodi, et ta lihtsalt nagu läliseb seda ühte ja sama nagu lauset, et ta ei nimeta ka seda nagu sükseks mingi täis nagu mingi räppmuusikaks nagu põhimõtteliselt. Et ma ei tea, mõnele meeldib, ma ei tea, kas ma harjun sellega ära. Isegi nagu. Mingitel Villemi lauludel Lux on öelnud, et see liiga nagu, palju kordab. Muidu nagu on norm, aga liiga palju on mingit samu nagu neid. Ai, Villemil ma ei ole vapsee tähele pannud sellist asja. Tal on ikka nagu mingi struktuur, nagu tal on siuke nagu klassikaline minu struktuur lauludel. See uus nagu. laul, mis on see? Kinnisilmi. Jah, seal on ka seda refi on päris palju nagu. Jaa, aga seal on... Aga noh, selles mõttes küll, et see romantsiga sa ei saa võrrelda seda nagu, aga minu arust rap-muusikas üldse nagu võib-olla see mingi Eesti teema, aga tegelikult ju välismaal nagu ka neid kordusi on nagu suht palju. Nüüd on natuke vähemaks jäänud, aga vahepeal oli lihtsalt olidki mingi väike pisike vörss on kuskil, jälle läheb sama hukk tööle aga ja laul läbi nagu. Ma arvan, et see hakkab nagu silma paistma, et nii-öelda hukke on nagu liiga palju, et see tundub nagu siis, kui vaata on ülipikad need hukid nagu. Et tegelikult, kui sa mõtled, siis see kinnisilmi läbi linna, ta ütleb ka ikkagi päris mitu lauset seal hukiks, vaata. Siis võib-olla hakkabki selle nagu kõrval natukene nagu ref tunduma lühem, ma ei tea. Aga vaata, Lil Dill ju, tal ei ole nagu struktuuri nagu otseselt laulul, ta ütleb ju lihtsalt mingi 8 korda järjest täpselt sama lauset ju nagu. Aga nagu albumiks. Esimest korda kuulasin teda kuskil intervjuud andmas või midagi sellist tegemas on ja. See on buss 082. Mulle meeldis see, et ta nagu et ta ei mänginud nagu karakterit. Vaata, Väike Pede nagu mängib igal pool nagu seda karakterit. Jaa, aga Lil Dill ongi see karakter nagu, ta ongi see Vincent nagu. Ta ei peagi mängima kedagi. Jah, aga nagu Väike Pede muidu ka vast mingi naljakas vend, selles mõttes ma usun. Aga ta teeb nagu seda karakterit, aga näiteks podcasti vormis või intervjuu vormis see karakter nagu, see toimib mingi lühiintervjuul, vaata. Aga kui sa teed nagu pika, sisuka intervjuu, siis see ju sisu kaob automaatselt ära, kui sa tegelikult teed seda karakterit nagu. Ja mulle meeldis, et ta rääkis ka nagu, ta rääkis isegi kohati nagu konstrueeris päris mõistlikud laused nagu. Aga sa said ikkagi muidugi aru, et ta on nagu väike poiss. Kas te seda lazy distrack nägite? Kas ta oli ta maja ees? Maja ees, ja buss 808 rääkisid ka, et maja ees. Aga see on nagu, nad ütlesid, et see on ikkagi siuke pool naljaga. No, muidugi ta ütleb seda. Et siis seal läks juba rahakottide võrdluseks, et vaata, kui nad ütlesid, et Lazy on broke boy ja siis seal oli, et Lil Dill ütles, et kellega ta võib Lazy'ga äkki minna nagu bands for bands, et nagu järjest hakkavad nagu laduma põhimõtteliselt. Et siis räägiti seal mingi laivi tasudest ja värkidest, et Plutal oli safe'i vaja ja värgid-särgid, see tuli jälle õutuks. Aga nagu ma usun, et kui Lil Dill meil tuleks siia istuma, siis ma usun, et miski pärast temaga saab isegi võib-olla rohkem rääkida, kui nagu näiteks... Aga sa olid jumala vastu sellel algul ju. Jaa, täiesti vastu. Ausalt öeldes, nagu ma tundsin, et nagu... Muidu me oleks ammu teinud juba, me olime jumala innu, et mäletad. No jaa, aga ei oleks. Igatahes nagu ma tunnen, et temaga saaks isegi veits nagu rääkida. Võib-olla ongi see, et ma arvan, et mingi 2 aasta pärast, kui ta nagu jätkab seda sama asja, mis ta praegu teeb, siis võib ta aga olla nagu väga huvitav rääkida. Mul on lihtsalt ülihea meel, et ma veits juba kartsin seda, et sealt ei tule enam nagu. Et püssist nagu ei tule enam pauku. See album pidi ju üli ammu tulema välja. Ta tegi vahepeal vaata mingi pettusi ka vaata, siis ma natuke juba kartsin, et ta nagu kuidagi vajub sinna Marpsi dimensiooni ära inna. Aga õnneks... Ära ütle ta parima sõbra kohta nii palun. Ei, no see, ma mõtlen lihtsalt, et ei tule reliisi enam nagu. Jaa, ei muidugi. Aga see on väga kõva, et uuesti sai püssi pauku, ma ütleme niimoodi. Aga nagu see on nagu puhas mu teooria, aga kuna ta on nüüd selle legendaarse all, vaata, siis
ma miskipärast arvan, et kui su nagu plaadifirma või siis jah, selle nagu põhimõtteliselt see põhivend on Genka nagu, et siis tekib nagu veits võib-olla sul selline endal ka nagu kohusetunne või see, et sa teed ikkagi nagu... Ma ei usu. Ei nagu kuidas, kui sa saaksid, kui sa oleksid... Mees, millal tal viimane sinku tuli? Millal oli Romants? Kas see ei olnud mingi... See oli juba siis väljas, kui ma kaitsevast ära tulin, ehk siis mingi üle aasta. Seda küll, aga kas sul ei tekiks nagu motivatsioon nagu teha häid asju edasi, kui sul nagu on see, et nagu sul on siuke nagu põhimõtteliselt Eesti kõige nagu tuntum räppar on nagu see, kes sind nagu suunab veits või ta ei suuna, aga ta võtab su enda nagu tiiva alla. Ta eelmine sinku oli 5. veebruar 2022. Ei, ma ei räägi üldsegi nagu reliiside nagu sellest tihedusest. Ma räägin nagu üleüldse nagu kvaliteedist nagu. Ja, ei, aga kvaliteet... ja nagu tegemisest, sest ta nüüd tegelikult ju see mõttes, et ta pani selle albumi välja, selle albumil on ju ports lugusid. Noh, muidugi see on lamp, et seal on nagu mingi 3 täiesti vana lugu. Et see on nagu, aga muidu, et ma arvan, et ta jätkab ikkagi tegemist. Või nagu albumitel ongi, jah. Mis need 3 vana lugu on? Romants on ka seal või? No Romants, Ämblikmees ja siis nii-öelda see kool. Jah. Aga nagu kool ei ole olnud kunagi nagu väljas. Ja seda ei saa arvestada. Ja minu arvest nagu sa ei saa öelda, et see on whack, sest et see läheb nagu või noh, nii palju, kui ma skimmisin läbi seda, praegu ma ei süvenenud küll, aga see tundus, et see läheb siukse temaatika ja stiiliga kokku, ehk siis ma nagu üldse ei ole nagu imestunud, et need lood on albumil. Või nagu albumitel ongi ju varem reliisitud lood. Ei no jah, mäletad, mitte 2 aastat varem. Mäletad Villemi albumit? Seal oli 8 lugu ja mingi 4 oli väljas või? Mäletate? Ei mäleta? Ei mäleta. Ei no päris nii ei olnud. Oli küll. Ei olnud. No ma võin juba peast ju nimetada. Esiteks Sinuta ei olnud eraldi väljas, Parajumperi Jope ei olnud eraldi väljas, siis see mingi Tundnud nii ei olnud eraldi väljas. Et see ikka päris... ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda, on see, et albumitel on ju tegelikult on... see selleks, aga ma rääkisin Trillem oli väljas. Jah. Trillem tuligi enne albumit. Vahet ei ole. Ei, aga mina rääkisin nagu täiesti teisest asjast. Ma rääkisin sellest, et nagu ma arvan, et sealt püssist tuleb veel pauku tänu sellele, et sul on nagu siuke nagu mentor, mitte mentor, aga sul on nagu ikkagi, on jah. Kindlasti, jah. Saad ju kuradi sinna, mis mingi kõva NBA tiim on, mingi Pulsi, Chicago Pulsi, siis tahad ju paremini mängida, sest sa mängid sellises tiimis. Nagu tekib endal ka ju see, et nagu ma mängin nüüd siin. Nagu. Seda nägite, et see Kohvri label käis seal... Kas te olete kuulanud seda, vaata, Kohvri... IT-teed. See, mis on... See, ja mingi lugu tuli neil. See, et seal loos on konkreetselt ainult 1 lause. On või? Lüriksites, jaa. Nina on mul kinni, ma käisin jälle Tallinnas. Ma ei tea, kas see on nagu täpselt... Ja nad käisid selle suure nina mingi maskotiga, käisid seal Kroonika eventil. Ja ma ei tea, kas see nüüd nagu, ma ütlesin seda õiget pidi seda lauset, aga see on kogu see sisu, mis selle laul on. Ma käisin Tallinnas ja nina on kinni. Ehk siis et see... Kas see Tiit ja Teet on Kohver ja Läntsalat? On või? On või? Jah, Kurvad uudised label. No Kurvad uudised label on vaata selle Kohvri label, kus on nüüd Boyd P. Jah. Ma arvasin, et see Tiit ja Teet vaata... On küberrünnaku need 2 tüüpi. Ma alguses arvasin ka, kui ma nägin, et keegi jagas seda laulu kuskil stories. Kas see nina seal kuradi seal Kroonika eventil, ei tea, kas see on mingi sõnum? Ei no see laul on sõnum juba. See terve laul on aga nagu... miks nad lähevad nina maskotiga nagu siuksel üritusel, kus on hästi palju kuulsusi? Selles mõttes või? Jaa, see nagu kindlalt see on võib-olla meie siuke... Nagu see on siuke sügavama tagamõttega asi, aga nagu see laul ise vaata, et käisin Tallinnas ja nina on kinni, siis nagu selles mõttes, et seal on inimestel ninad kinni. Tartus ma ei tea ühtegi inimest, kelle nina oleks kinni nagu. Reaalselt nii on nagu tegelikult. Muidugi nagu jõuame jälle, siis tegelikult see Tartu on meil siin konnatiik, Eesti on konnatiik, aga selles mõttes, et Tallinn on glamuursemaks hakanud, glamuursemaks muutumas, sest et muidu ju, ma ei tea, kas Läntselot on, aga Kohver ju ise ka ju, Tartu poiss selles suhtes, et ka ju siis... Nad on ju kõik Karlovast, ei ole või? Läntselot on ka minu arust. Ma ei tea, igatahes Kohver on kindlalt, et selles suhtes, et teab ka nii-öelda seda külaelu meil siin on ja siis...
ma usun, et tal on ka nagu mingisugune võrdluspunkt olemas Tallinnaga nagu. Yeah. Kuigi nagu minu arust see on nagu, selles mõttes see... 5 miinust räägime. Segasid. Kas te olete kuulanud seda 5 miinuse Nublu mingit uut projekti, mis sa tegid? Sa mõtled, kas need 2 lugu, kus ühes on 4 pool, teises on Nexus või? Yeah. No see ei ole Nexus, see on lihtsalt Merilin Uusküla tegelikult. Ma kuulasin seda ja mul jäi suu lahti, nagu kuhu me jõudnud oleme? Siis keegi ütles selle Nexuse kohta, et see on täis, või see Nexuse laulu kollaabi kohta ütles, et see on mingi täis sült nagu. Ei no, sült on isegi nagu võib-olla natuke vähe, nagu see on nagu... Ma olen ühe korra, ma isegi ei oska nagu öelda. Ma vist teile ka korra kuulasin, aga... Mul jäi nagu, reaalselt mul jäi nagu autos sõitsin, mul jäi nagu suu lahti, et kuhu me nagu jõudnud oleme, 5 miinust ja Nublu teevad siukest bussi nagu. No jah. See on nagu borderline... Okei, ma ei hakka seda nime siin mainima, aga no see on ikka hull, noh. No jaa. See läheb ikka sinna samma auku nagu vaikselt nagu, mitte nagu... See on küla jaanipäeva mussi. Mitte nagu kvaliteedi... Ei, kvaliteet on mõlemal hea. Mitte nagu kvaliteedi suhtes võib-olla, on ju. Aga just selle nagu selle vibe'i suhtes, kuhu nagu nad sihivad selle nagu... Ma ei tea, mis see on, mingi double single või? Jah. Okei, see teine laul, noh, natukene nagu pädevam, on ju. Või noh, okei, tegelikult see teine laul. Ma teist laulu pole põhimõtteliselt üldse kuulanud. Porni laulu või? Ta on nagu okei, aga see Essa laul, no, ma ei tea. Ma klikkisin nagu Essa laulu peale, sellepärast see oli Nexus nagu. Et ma tahtsin näha, mis see on siis nagu. Ma nägin nagu täpselt vaimusilmas ette ka, et see on see laul, mis nad panevad nagu kuskil pühakal panevad peale, kõik teevad sõnu nii kuum ja nagu ülikõva, aga nagu... Ja seda niikuinii. Nagu muusika suhtes, ma ei tea. Ma tean, et me ei pidanud täna Nilbeks minema, aga ma nüüd ütlen ära. See... Ropenda ainult. Ei ropenda. See teine meie suur artist, keda sa nüüd ei maininud, aga mõtlesid, on ja? See vend rikkus nagu Eesti Kullafondi klassika ära nagu. Ta tegi Bemmi kummidest nagu uue versiooni. Ma õnneks ei ole kuulnud seda. Ära kuula. Tähelepanelik kuulaja saab aru, kellest me räägime. Silver, jah. Ja saad aru, ta rikkus nagu Bemmi kummid ära nagu. Ta nagu, see mõttes, et ma ei ütle, et Bemmi kummid on mu lemmiklaul. Ei, no, aga kui sa mõtled 10 aastat tagasi ja sa läksid Windows XP-ga, läksid YouTube'i, siis sa nagu 4 to go, 4-2 go, 4 to go. No, mis iganes. Igatahes, siis see oli ikka nagu ju lege video, nagu see mõttes, sa ikkagi tatina ja vaatasid, vanad mingi DC kossid olid, vaata need suured, mingi korralikud triikrauad olid jalas. Ja nagu, mul ei ole sõnu lihtsalt. Nagu miks ta pidi tegema, pluss, ei, ma ei taha sest teisest laulast rääkida. See ju langeb samma kohta, et sa teed selle Nexusest nii kuum, sa teed sellest nagu, noh, see on nagu natukene... See on ikkagi veel natukene maitsekam, aga see, et sa nagu teed selle... No, ma ei tea, kui maitsekas see on, sa milgid kuskilt nagu... Me saage tegi mingi fucking 4 päeva miks kohta laulu. Miks sa ütlesid selle nime? Sorry. Aga see ei olnud tema laul isegi ju. Ei, seal on see Starboy Bob ka. See on nagu teine, mingi täielik, mingi läbikukkunud projekt. Nad konkreetselt võimendavad üksteise debiilsust nagu. See on haige. Starboy Bob siis on, jah. Kas Dimension on ära kukkunud või? Mis Dimension? See ta väike vend või kes iganes see oli? Denusion, jah. Ei, see on ikka, see on uues Cypheris kohe hästi. Igatahes saad aru, kuula nüüd. See Starboy Bob on, jah. No. Ma nägin mingit TikTok'i, kus kes see tüdruk on, sipsukene või sipsikene või? See OnlyFansi. No igatahes mingi kõige hullem nagu OnlyFansi mingi Eesti mingi ta oli seal mingis kuredi selles saates ka see, kus see reispass mingi huiastaga seal midagi. Igatahes täielik nagu selline, et, noh, et Talu Tiina tegi endale OnlyFansi ja nüüd ta on selle Starboy Bobi siis nagu manager, nii öelda. Ja siis neil oli album esikas. Starboy Bobil oli album esikas. Ma ei tea, miks meid seal kohal ei olnud. Ma arvan, et meil oleks seal väga lõbus olnud. Ja siis AG muidugi oma suurele sõbrale Starboy Bobile, kellega neil ees nahad sõlmes on. Muidugi ta teeb ju ikkagi pühendusega seal laulu ja väikse kõne ka. Ja tead, kuidas nad kohtusid või? Starboy Bob, kuidas nad tegid esimese laulu koos. Starboy Bob tuli lihtsalt autoga tema maja ette ja lihtsalt pani nagu selle beat. Jah, ma ei tea, kas announced, mis iganes. Pani beat'i peale ja lihtsalt räppis terve selle oma osa nagu sinna laulule.
mingi väga ulme halb laul nagu ja AG ütles, davai, teeme ära ja tegi enda võrssi ka sinna peale nagu. Ja nüüd nad ongi lihtsalt, nad on nagu kaks nagu Eesti. See on nagu... suht romantiline ju, Heive. Aga see on nagu nii hevi tegelikult, et ma ei hakka nimetama, kes, aga väga tunnustatud Eesti produtsendid ja asjad ütlevad ka nagu selle kohta, et kuidas see võimalik on, et selline asi ongi meie Eesti lihtsalt trendingus nagu kõrgetel kohtadel. No, ja... aga see on nii haige, aga nagu vaata neid inimesi, kes kuulavad. Aga need ongi need vennad, kes teevad seal TikTokis ju laive ja on mingi täiesti koomas ja mitte midagi aru ei saa ja ajavad mingi konkreetset kelbast. See on teine Eesti. See on kõige saad aru, ma Tallinnas käisin ja see on kõige parem uus mõiste, mis Eestis tekkinud on. Ma ei olnud kunagi kuulnud sellist nagu väljendit nagu teine Eesti, aga ma saan täpselt, mida mõeldakse see nagu aga teise Eesti all. Tegelikult võib-olla see 5 miinuse projekt, millest me just rääkisime, võib-olla see ongi, see on dual single, üks on esimesele Eestile ja teine on teisele Eestile. See nagu teine Eesti on nagu nii hea, nagu sa mõtted vaata. Nagu me oleme siin tegelikult ju, ma arvan, mingi 1000 korda arutanud oma vahel, et kus me leiame üles need inimesed, kes kuulavad seda muusikat. Need on ammu leitud. Aga tegelikult ongi see, et see ongi see teine Eesti nagu. Me ei puutu nendega igapäevaselt kokku, aga võib-olla TikToki vahendusel ja seal või kus iganes sa nagu näed ikkagi mõningaid klippe neist ja siis saad aru, et okei, need vennad kuulavad. Sa lähed Sörkli taha parklasse ja sa juba leiad need vennad üles. Neljapäevakule sa leiad Menisko vennad üles. Ja tripivad julgelt ringi lihtsalt. Ja nii uhkelt ka veel. Ja nii uhkelt lasevad ringi seal. See, kellest te räägite nendest TikToki laividest ja värki nagu, see on nagu mingi 3. juba. See on kuskil, ongi mingi kuskil Võhandul ja ma ei tea, kus vaata... Ei, see on täitsa Tallinnas ja täitsa... See on ikka see suht see sama asi nagu. See on ikka, jah. Okei, võib-olla tõesti. Ma ei ole süvenud. Ma pole rääkinud nendega, ma ei tea. Ja vaata, nagu siin kohas nagu absoluutselt ei kehti kuidagi selline asi, et maitse üle ei vaielda. Nagu mida sa vaidled sellise asja üle? Ja siis sa mõtled, et kuidas saab inimesel selline maitse olla? Ei no, aga samamoodi ütles Sass mulle, on ju. Ütlesin talle pärast EMA-d, on ju. Et Stefan võitis need 5 või 6 või palju ta võitis neid kuradi auhindusel. Et jumala norm, et kuulasin ka pärast seda albumit ja nagu üli nice album, on ju. Stefani album. No, ütlesin jah talle. Ei, täis sitt. Siis ma ütlesin, kuidas sa nagu saad rahu. Et kuidas sa nagu nii saad öelda, on ju. Et noh, kuidagi ta pidi need saama need auhinnad ja mis iganes, et vaatad, palju tal kuulamisi on ja ei no jaa, aga see muss ei ole siuke, mida sa paned ise, et mitte keegi ei pane seda ise Spotify's peale. Ütles niimoodi, ma ütlesin, et ei nagu panevad küll ja, et ei täis pask, aga tegelikult ei ole ju nagu. See on lihtsalt, minu arust sa ei saa ju öelda teisele muusika maitsele või täiesti teisele nagu žanrile, et see on sitt, kui sul endale ei meeldi seda. Vaata, ma räägin, see ongi täiesti teine asi. Aga me räägime praegu ikkagi nagu kinda nagu hip-hopist nagu. Või Eesti hip-hopist. Või nagu, ja et nende nagu kuidagi seinadega piiritatud, et okei, võib-olla see pole ka päris õige, et me ütleme, et see on cool, noh, et seda ei saa mitte keegi kuulata, sest ilmselt keegi saab, on ju. Aga no, ma ei tea, ma mõtlen, jah, samas, kui sa nüüd ütled, see maitse asi on näiteks see, et ma ei tea, noh, sulle meeldib Pluto, mulle meeldib Villem, mis iganes, nagu see on selline maitse asi, aga nagu see kuidagi, jah, isegi nagu ei kuulu sinna nagu arvestusse, nagu see muss, mida nad teevad, nagu. Ja see Stefani asi, see on jälle see, et nagu tegelikult ma kujutan ette, kuidas mingi 30-ndates, 40-ndates natukene nagu kultuursemad inimesed kuulavad seda Stefanit kuskil. Õhtul joovad veini ja söövad juustu ja kuulavad seda Stefanit. Nagu, see ei ole minu arust nagu üldse nagu imelik. Nagu, et ma ei teadnud, et tal isegi album väljas on. Sa ei tea, nagu see mõttes see nagu, kui mingi Liis Lemsaludel asjadel tuleb mingi albumid välja, siis ma ei tea mitte kunagi, sest mitte midagi. See ei olegi nagu meile mõeldud, me ei ole see sihtgrupp nagu. Liis Lemsalu kuulavad kas mingi 6-aastased tüdrukud või siis juba vanemad inimesed nagu. Aga sa ei ütle selle kohta ikkagi, et see on nagu nii halb kui halb nagu ju. Ei no, aga mõtle, kui me vaatame enda tutvusringkonda, siis mingid need, ma ei tea, Mell näiteks. Noh, see tutvusringkond seal, nemad ei pane mingi Playboy-kartid peale nagu. Neil ongi nagu mingid playlistid, kus ongi mingi Stefanid, asjad, särgid, värgid, Liis Lemsalud, neil käib see. Või nagu see on, ja kui ma nagu chillin nendega, siis see on nagu, ma üldse nagu ei kuidagi,
mulle nagu täielikult sobib see. ei, mind ei häiriks ka üldse. See ei häiriks. ei, Liis Lemsal on nagu väga hea. Keegi paneb mulle selle Starboy Bobia teema peale, siis see hakkab nagu veits häirima, siis ma tunnen, et ma peaksin nagu vaata nagu keset tuba nagu seisma püsti tooli peale, tegema selle toosti selle, kõlistama ja siis hakkama ükshaaval sõimama inimesi. See tekitab must sellist emotsiooni. Meil läks nii teravaks siin asjad ära, et siin hakkasid üle peksma. Aga ei, see käib asja juurde. Igatahes jah. Ärme rohkem räägi jälle sellest negatiivsest asjast, et pigistame silma kinni ja kujutame ette, et see teist Eestit pole olemas ja siis saame enda ilusas mullis ikkagi edasi elada ju. Saad aru? Oota, ma pean sellega veel rääkima. Vaatasin seda kõige parem kaasast. Nagu ma muidu olin ainult nagu mingeid osasid klippe näinud, on ju. Ma ei ole ühtegi osa nagu ei, sa pead vaatama. Ei, ma ei taha. Saad aru, see on nagu nii. Nagu sa hoiad kogu aeg peast kinni ja mõtled nagu, mis siin toimub. Ja saad aru, viimaste episoodide seas 2 külalist tulid. Nagu see nii-öelda nagu see teine, 2 seasonit on seal ära, on ju? Aga see Kevin Kulla on mõlemas seasonis või? Ei. Viimases. Esimeses ei ole või? Minu arust oli esimeses ka. Ei. Ma algul nägin mingit ei olnud, produtsent ütleb, et ei olnud. Asjad jääda, selge. Okay. Ja siis, no arva, kes sinna külla tulid? 2 kuulsust. Tulid nagu Petriis. Päriselt. No ta pead vaatama seda, see on nagu nii haige, nagu sa pead mingi õhtu võtma või reaalselt tuleme õhtu sinu juurde ja tõmbame peale selle ja see on nagu, see on nagu nii haige, see on haige, mis seal toimub. See on nagu reaalselt haige. Kus seda vaadata saab? Kogu3-st. Seal on nagu siuksed vennad nagu, vennad türad see Kevin Kulla nagu reaalselt no. Ma ei suuda lihtsalt. Vanal niimoodi, et leib ja vorst on ühel kandikul. Seda klippi ma nägin kuskil. Ja ainuke asi, mida ta oleks sealt söönud, mis seal tervel laua peal oli leib. Aga kuna see oli vorstiga ühel kandikul, siis ta ei saanud süüa, sest see vorsti hapnik läheb sinna leiva peale. See oli, keegi vaatas mul kõrval, Bella vist vaatas seda. Vaata, Valting ja see. Ja see on päris reaktiivad sellele. Siis ma sealt kõrvalt nagu nägin, tegin mingi oma asju. Ja siis panin ka arvuti, panin kinni. Ei suutnud enda asju teha enam ja siis vaatasin. Aga kas, kui nagu halvasti nagu Valting või need Valting ja Seva nagu ütlevad seal? Kas nad... Ei, nad ikka panevad. Okei, selles mõttes, et... Ei ole nagu pehmendatud ikka. Ja ma mõtlesin, et kas nad üritavad seal nagu... Noh, kindlasti kui nagu oleks... Ja hoiavad tagasi, aga mõtlesin, kas see on see, et vaata mingi... Et umbes peame ikkagi selliseid inimesi nagu ühiskonnas tolereerima. Ei, nad ikkagi ropendavad ja ikkagi panevad valusalt. Õigesti nagu siis ikkagi... Ei, aga neil ei ole nagu... Ega meil ka ei ole nagu... Selles mõttes vastu otseselt nagu... inimeste vastu või seksuaalsuse vastu ei ole ju nagu midagi. Aga see, kuidas nad panevad selle... Ei, see on nagu täiesti ükskõik. Ma mõtlengi nagu see, et pigem see nende nagu, mida nad teevad ja kuidas nad on nagu inimestena, see on nagu pekkis. Nagu Kule, natukene nagu lähemalt. Lähemalt? Me peame ära sööma selle mikri või? Jaa, me oleme Sigvardiga palju lähemal kui sina. Ma ei ole üldse lähedal. Ma olen terve aja niimoodi paukunud siin. Okei, vastan, fine. Aga TV3 tuleb uus mingi see ka, reality nüüd kuskil Fafa kohas. See Tenerifel või? Jaa, Tenerifel. Kuulge, aga teie teate paremini. Kuulsin täna siis Maris Kõrvits ja Rauno Märksis jälle retro hommikus rääkimas minuga. Võitsid kusjuures aasta raadio häälte äkki tiitli. Väga äge. Nad ütlesid seal, et Villa 2 ei tule, et see Vaakin... Nad ütlesid jah, et praegu vist ei tule. Aga see võib käpp ka olla nagu. Ma olin nagu ülikindel, vaata, nad seal igal pool vaata panik ka, mingi näeme järgmine aasta ja mingi seid asju, mingi storidesse, asjadesse, aga nüüd siis jäi ikkagi katki vist see asi või? Või siis nad võivad igast pulli teha seal, ma arvan... No nad seal palil käisid, seal vist väga ei teinud. Aga no see ei ole välistatud, et nad nii-öelda lähevad kuhugi reisile ja siis tegelikult teevad seda Villat. Nagu. Aga ma saan nagu sellest aru, et see, kas äkki Maris Kõrvits ütles, et nad on täitsa kuhuskile mingi ametliku nagu postituse teinud, et miks ei tule ja midagi sellist. Produtsent jälle noogutab. Noh, siis ei tule. Aga ei tea, miks nagu, et... Liiga suur töö äkki.
või et nagu äkki nad jäid või äkki nad ei saanud seda Pappi kokku või? tagasi, mis nad tahtsid. Siis nad ju tegelikult vist sihtisid ikkagi seda, et mingi Tele2 või see kuradi Tele2 ja Kanal 2 Kanal 2 ostaks ära või Telia või keegi ostaks ära, vaata et nagu järgaks aastaks nagu niimoodi nagu ei, no see, sa mõtled nagu kogu selle projekti, et viskad neile lauale ja näe, võtke nagu meil on valmis. et et võtke, täpselt jah. No nii nagu Livina Loha kunagi see saade, ma ei tea, kas teate, oli tehtud niimoodi, et nad tegid see Raido on mu sugulane. Raido? Mäletad see, kellel kanad olid ja tükil elas, vaata Ilmatsalus elas. See, kes tuli nagu maalt hobusega. See, kes neid sprotte kaasa võttis. See, kes tuli $100 nii-öelda. Aga see, tolle saatega oli niimoodi, vaatasime kaadri taguseid, siis see oli nii, et nad tegid nagu, neil oli ilge kass peal, nad tegid see saate lõpuks valmis, nad esimest paar päeva isegi mõtlesid, kas nad filmivad enam nagu ja läksid äkki TV3 või Kanal 2 juurde ja siis lihtsalt panid lauale, näe, meil on valmis ja siis nagu TV3 astis ära. Minu arust see on üks parimaid saateid. See on päris hea oli. See on nagu täpselt see, et seal ei olnud nagu mingit suurt crew'd, vaata, mingid massive crew'd taga. Kaks venda oli, kaks põhivenda oli. Ja seal oli jumal norm nagu näitas, kuidas nagu päriselt nagu olid mingi kuradi eestlaste juures seal elasid mingi põrandal mingi 3 päeva. 10 kahetoalis korteris mingi niimoodi. Jumal nagu, see oli nagu reaalselt pull ja kuidas nad ma ei ole isegi näinud vist seda. Ei ole või, vaata kindlalt. Seda oli tegelikult ainult mingi 8 episoodi või midagi sellist ka. 8 või 10 või midagi sükest. Teda ei olnud nagu palju, aga ta oli nagu väga nagu ja sa nägid ka, vaata, need vennad olid, ma ei tea, tol hetkel oled mingi 12, vaatad neid. Nad olid siuke mingi 20, 21, vaata. Ja sa vaatasid nagu, mingi ülikõva, nagu, et noored teevad sellist ägedat asja. Nagu suht meie vanused praegu. Ja nad olid kõik, vaata, normaalsed inimesed. Nad olid kõik nagu ülinormid. Hasselisid seal ja ostsid auto ja ülinorm oli nagu. See oli see, vaata kindlalt, see on nagu worth nagu. See on palju kõvem kui praegu need kõik asjad kokku. Seda küll, jah. Te vaadake siis kõige parem kaaslast. Jaa, me ilmselt pärast siin panemegi, kohe võtame popcorni kätte ja lähme. Mida peaks minema vaatama, on uus Spider-Man. Olete näinud? Ei ole? See kartuun. Tegelikult me Karliga veitsin enne rääkisime ka, sa ei tea sellest midagi või? See esimene osa on nii-öelda see, esimene on multiverse vist. Midagi. Kus vaata, nad bounce'ivad ringi seal erinevates nii-öelda universumites nagu. Aga igas universumis on oma nagu Spider-Man nagu. Aga nagu... Seal on mingi kuradi põssa Spider-Man, siis on see päris Spider-Man, siis on see Miles, on ju. Peter Parker, kõik asjad on seal nagu. Ja siis, aga see animatsioon on nagu ülikõva. See on sama, kas seda ei ole näinud, seda uut, seda saavastega kassi või? Ma olen ainult eelmist saavastega kassi näinud. Seal oli ka räägiti hästi palju sellest, et see on nüüd Rodi soovitas seda uut saavastega kassi. Praeguse ajastu nagu kõige ägedama animatsiooniga nagu multikas, et seal mängitakse nagu frame rate'idega. Niimoodi, et vahepeal läheb frame rate nagu alla. Ehk siis nagu veits nagu hakib. Nagu. Aga ta on nagu hästi efektiivne nagu, mingite nagu nii-öelda mingite efektide nagu edasi andmiseks. Et tänu sellele on see kõik see pilt nagu ägedam. Nagu ja nüüd see on sama see animatsioonistuudio või mis iganes, see on teinud seal need mõlemad Spider-Manid tegelikult. Et sa ju tegelikult ka esimest oled näinud, aga sa vist... Ma tahtsingi nagu sinna jõuda, et üldse nagu, et miks see vist Spider-Mani multikas siis nagu nii nagu kuulsaks läks. See oligi ju tegelikult sellepärast, et seal oli nii nagu innovaatiline see lihtsalt ju... Ja see oli see esimene, jah. Nii-öelda see animatsioon. Sest ma üks hetk ei saanud aru, et miks lambist nagu see Spider-Mani nagu mingi multikas on nagu mingi kuulsam kui tava Spider-Man, sellest räägitakse nagu reaalselt rohkem. Nagu. Ja vaata see, mäletad see multikas, millest me rääkisime, see, kus Kid Cudi multikas. Mäletad, rääkisime kunagi. Jaa, nii. Et Virgila Bloch pani nad kuradi riidesse ja see on ka sama animatsioonist. Aga ei nagu ma tean, kuhu sa tahtsid jõuda selle Spider-Mani jutuga, oli see, et Metro Boomin tegi selle terve soundtracki või selle. Ei, äge on see, et nad ammustasid selle läbi, nad mõtlesid, et aga kes seda multikat vaatab, kuule, mida sa teed? Et mõtlesid, et kes seda multikat vaatab, mõtlesid, okei, meie, on ju, umbes no, nagu natuke nooremad. Jah, nagu vanemad ei vaata. Mõtlesid, mis me selle soundtrackiga teeme, on ju. Ja sa mõtlesid, keda nagu meie kuulame. Seal on terve soundtrack on teinud Metro Boomin. Seal on nagu mingi full top nimed räpparid kõik nagu. Ma võin kohe öelda sulle, mul on playlistis hästi palju sealt asju. Siin on... Ei no vaata, näite Sigvaldile, palju seal nagu lugusi on nagu. Ma tean, seda tean, neid ma tean. Future, Lil Uzi Vert, A$AP Rocky, Sway Lee, Lil Wayne, James Blake on see mingi laulja, Don Toliver, Wizkid, Boogie with the Hoodie,
Offset, mingid siuksed nimed nagu. Nagu selles mõttes nad panid sellega nagu mega nagu naelapea pihta nagu ja just ütlesidki, nad said nagu täpselt aru nagu, et kellele nad seda mussi peavad tegema nagu päris ei hakka sinna mingit kuradi country soundtracki tegema, vaata nagu, siis see läks üldse kokku nagu. Ma pole veel mutikat näinud, aga ma näen ette, et see on väga efektiivne, kui see räpp seal peksab taga nagu. Vaata juba eelmisest osast on nii palju neid mingi selliseid neid multikaklippe on nagu ülivairaliks läinud, kus mingi muss käib taga ja mingi siuke nagu hästi... Sunflower hiitis 5 päeva tagasi 18-kordse platinumi. See tähendab, et 18 miljonit singlit nagu müüdud. See on mingi see imelik arvestus, see mingi kuidas see matemaatika käib, see ei ole päris nii. Aga 18-kordne platinum on päris suur. See vist vaata alguses sai alguse sellest, et müüdi nagu singleid, aga siis enam vaata, see on kuidagi nüüd on see on mingi erinev arvestus aga ei, väga kõva, soovitan kuulata ja ma ei tea, kui ma isegi multikat ära vaatamas ka, siis võin öelda. Ma peaks selle esimese osa nagu uuesti üle vaatama. Ma ei tea, kas ma täna, võib-olla lähen täna, kui sass jääb. Selle S-osa ma tahaks ka kindlalt näha seda, puhtalt ma tahaks selle animatsiooni pärast näha seda nagu, sest see näeb nagu väga sürr välja nagu. Mussi pärast ka. Ja mussi pärast ka, jah. Et mul muidu nagu on sellest suht nagu oli ükstas puha, aga nagu seda nagu haibiti nagu liiga hullud sotsiaalmeedias, siis ma nagu mõtlesin, et peaks ka ära käima. Aga kõige imelikum oli see, et mul tuli ette see, et Metro Boomin, vaatasin, et terve soundtrack on nagu räpparitega. Ma kuulasin läbi selle mingi 3 korda, kui ma Tallinnas sõitsin. Ta ei ole liiga pikk. Ja soovitan kuulata. Oota, aga see üks üritus, millest me tahtsime nagu jubedalt rääkida... Milline nendest 3 üritustest? Sellest ühest ei suuda rääkida... Süda tilgub verd veel. Oi, seda kurba uudist meile. Mul läks see täiesti meelest ära ju. Ma tahtsin sellest rääkida, et mul on nii kahju, et Sigvard jäi Metsatölli laivist ilma nagu. Tõllutas ise metsas. Täielik silmi avardav laiv ju selles suhtes, et... Tõllutasid ise metsas sellel alla? Ma ei tea, kus ta oli, aga... ma olin Levil siis. Sa olid varem käinud nagu Metsatölli laivil või? Ma olin neid laivis näinud küll kuskil. Aga kui sina mõtled Metsatölli laivist, mis sa nagu arvad, et Metsatölli laiv on nagu? Kas sa arvad, et see on nagu selline, et sa ei suuda seal olla, seda kuulata nagu või? Ma ei tea, sellel võib olla, et see pani kiroti peale ketti juba kunagi. Aga kas sa saad aru, et... Ei, ma ei tea, ma ei kujuta isegi ette nagu. Nagu kui ma näen ta nime, siis ma me läksime ju sinna sellepärast, see oli suur tasuta laiv, kesklinnas nagu Tartus on ja... Tudengipäevade raames siis. Ja nagu mis haige oli nagu see, et ma paneks selle nagu lavashow või selle nagu rahva hoomamise, ma paneks nagu Nublu kontserdiga nagu ühele pulgale. Ei no, täitsa. Seal oli kõvem ikka ju. Nagu... Seal on tantsed, tuleshowd, asjad, Nublul on mingi orkester. Saksofon oli ja... Ei nagu vaata Nubluga oli äge, ta rääkis oma story. Lavashowd sa ei saa nagu... Minu arust rap-kontsertil sa ei saa nagu rock-kontsertiga nagu võrrelda. Ei, aga ma mõtlen nagu see elamus, et mulle meeldis see nagu sama palju. Ma poleks elu sees uskunud, et mulle meeldib nagu Metsatölli kontsert, aga mul oligi nagu sellest, et mis sest, et ma tean Metsatöllilt mingi ühte laulu on ja ma ei ole nagu selles mõttes, et nagu mingi sellise muusika suur austaja, siis see nagu, kuidas nad nagu hoomasid rahvast ja see oli nagu tegelikult suht sürr nagu. Neil oli mingi tuld lendas ja ainult mingi nagu, nad rääkisid ka nagu nii poolpohhu ja häälega nagu, et nüüd teeme seda ja siis läks peale nagu. Ja see, kuidas nagu rahvas nagu oli pöördes sellest ja sa nägid, et seal ei olnud ainult nagu need heavy metal käisin sital vennal nagu, et seal olid nagu reaalselt ei no, aga mina ju vaata, ma rääkisin ka, et ma kunagi enne sõita nagu kuulasin ka, et ennast nagu käima ajada on ju, et no vihaseks tahaks teist nagu saad aru. Kuulasid heavy rocki või? Metsatölli kuulasin. Ehk siis ma teadsin nagu päris palju neid laule. Põhimõtteliselt ütleme nii, et Karlil oli silmameik ja ta laulis kaasa põhimõtteliselt ja nahk naapad olid jalas. Nahk, tagi, ei mul ei olnud tobev, aga ei, see mõttes, et need lahinguväljal näeme Must hunt ja need mingid laulud nagu, mida teatakse suht palju. Minu arust ma olen isegi mingi Rock FMist vahepeal vaata skimmid läbi, mis raadiost tuleb on ju, siis vahepeal sealt tuleb, siis ikka nagu kuulan on ju. Aga mul oli kõige suurem üllatus see, et kui sillas nagu Kevin pärast seda elamust oli, et ta nagu ei kujutanud ette ka. Ma olin nagu üli nagu selline, et ma mingi... Sõnad ei suust välja. Ei, aga enne nagu ma olin nagu nii, et ma ei tea, kas ma viitsin sinna minna nagu, aga nagu lõpus ma olin nagu, et
kurat, päris hea oli, et nagu ma soovitan nagu igal ühel, kui tekib mingi võimalus mingi täiesti teise muusikažanri nagu kontserdi käia, nagu see oli nagu räigelt kõva nagu. Ja üli naljaks oli kuulata, või noh, ma olin nagu veits tagapool, mingi suure satsiga olime seal nagu. Ja siis need isegi algul ei tahtnud sinna ette poole tulla nagu. Me ei olnud nagu see tahtis esireas olla niimoodi. Me ei olnud küll nagu lava ees, aga me olime täpselt, seal oli nagu suur lava, siis oli, veits oli nagu ruumi, ja siis oli 2 platood, kus olid siis need tantsijad, ja mingid tuleshowd. See need olid mingi keset nagu seda. Ja siis me olime täpselt seal nende tantsijate ees nagu. Ja minu ees olid siis Pätu, Cheetos ja Tan, ja kogu aeg käis niimoodi nagu. Seal ikka kõigil nagu jalg tatsus, et see oli siuke rahulik crowd, aga nagu kõigil ikkagi nagu, sa said aru, et nad nagu vaibivad. Ei, no seal ees ikka nagu hüpati nagu, mingi mosh. No ees oli täiesti teine asi juba, jah. Aga meie mees tuleb ka ju, see nädalavahetus on Kammivabrikus ju. Sinna lähme Sadabrasse. Tegelikult see oleks päris normaalne oleks panna nagu mingid traksid ja pardinokad jalga. Ei, kas see on see sama õhtu või? Te käisid, sama õhtu. Jaa, sama õhtu. Keegi ütles, et ühes selles korbis on meie mees, on ju. Saatis eventid ja värgid. Ja eventi oli kirjutatud, et oodatud on kõik akadeemilised sõbrad. Ehk siis me lugesime sealt välja, et kui sa nagu õpid kuskil kuradi õpid, on ju, siis nagu tule. Üliõpilased põhimõtteliselt siis nagu. Ja nende... Lendasime niimoodi, et räme hassel oli. Sebisin Tannile, Pätule, sebisin ülikonnad, ise sebisin endale ülikonna kodust. Seal oli tingimus, et ainult niimoodi sisse. Või see on nagu, see on normaalne, on ju. Lähed korpi siis ikkagi nagu viisakalt, on ju. Lendame sinna kohale, mingid sõbrad on juba ees järjekorras, lendame sinna, on ju, ülikõva. Ei, me lendasime taha, me ei tahtnud trügida, me olime viisakad. Okay. Ja siis need põhimõtteliselt saadeti nagu minema, et mida te ajate, et te ei ole korvi liikmed ju. Yeah. Ja siis pidi nagu pluss 1 pidid olema kellegil. Ja siis ühesõnaga, me ei saanudki ja süda tilkus nii rämedat verd. Me olime nagu nii valmis, sonid olid peas ja värgid nagu. Rääkides südame tilkumisest ja sonist, siis... mis vend... Ei, ma ei suuda. Ma arvan, et võtame isegi väikse vaikuse momendi nagu selle jaoks, et kui halvasti saab ikka inimestel minna. Ei, no inimesed tuleks pidanud heategu tegema, et ma selle nagu endale... Ei, ütle see nagu, räägis jutt ära ja siis teeme selle vaikuse momendi korraks. Okei. Ei, no põhimõtteliselt... Mis see tegi? See on päris hea. Mis see tegi? Panid nagu lambist. Jaa, panin lambist, jah. Igatahes käisime Sony Music Game Night Vol 2-l. Väga äge. Väga äge. Nagu esimene oli üliäge, aga teine oli kindlalt nagu väga räige level up nagu. Just see, et need retromängud olid, Vice City'd asjad üleval. Jõudsite mängida seda? Ja ma mängisin pärast. Me panime selle Ekuga panime seda, mis on SS6 või? Ja see old school. Lumelaua mäng. Ja siis... Üleval oli veel Porsche. Sim. Ja Porsche Sim, kus mul jäi pool sekundit seal Red Bull ringil sõitsime. Pool sekki jäi puudu. Läksin teist right tegema. Ja ma olin teine sektor, olin sekund ees. Sekund olin ees Ghostist, on ju. Ehk siis sellest parimast ajast. Ja seal on eelviimane see kurv on nagu veits nagu alla mäge. Viiendaga. Ja pead nagu downshiftima korraks. Ja ma spindisin eelviimasel kurvil. Ja ma olin reas, et ma mõtlesin, et ja see oli nagu esimene kord said 7 ringida, teine kord said 4 ringida ja see oli mu 4. ring. Ja ma mõtlesin, et ma sõidan juba siis nagu tagasi teel Tartusse, sõidan kraavi. Aga siis juhtus midagi. Ega põhjus, miks kurb olid see, et kõikidel mängudel ja asjadel, mis seal olid, nagu seal oli FIFA turna, seal olid ikka nagu megatauhinnad. Et see mõttes, sa oleks võitnud 2-päevase mingi Porsche festivali piletid. Ja siis FIFA turniiril oli 1000 eurot pannud SEB äkki välja. Ja igasugu seal olid, Volt tegi mingi enda challenge'it, võib-olla olete näinud ka Backar podcasti lehel näete, kuidas võetakse ikka nii-öelda tullakse tagasi nii-öelda. Ei, see oli äge. Ja siis ütleme nii, et tolleks hetkeks olimegi siis võitnud kollektiivselt 20 eurot Bolti krediiti. Või sa võitsid ka või? Ei, ma ei võitnud. Mul oli see... Sina võitsid või? Mina võitsin, jah. Igatahes 40 eurot Bolti krediiti olen võitnud ja see tegi juba tuju mega heaks. Ja üritus lõppes äkki 0-0.
degusteerisime seal jah, mingi 23-15 veel degusteerisime natuke Jäägermeistrit, Karl tahtis Tartu minna too õhtu tagasi. Sigvard läks juba minema, meil mingid sõbrad läksid ka minema. Ei, Eko oli seal ja kõik oli chill, aga siis oligi nagu see, et üks, et sa ütlesid, lähme siis... Aga nojah, okei, mina ütlesin jah. Aga nagu... Ei, ma ei süüdist ütlesin, sest ega mina ka ju ei... Selles mõttes, mina ei mäletanud ka, et see loos oli. On ju? Et meil oli see, et nagu pool tundi enne sulgemist või seda nagu viimast asja mõtlesimegi, et noh, et siis ma ütlesingi Karlile lõpuks, et noh, davai, Savi, lähme siis, et nagu jõuab varem Tartu, mis iganes. Seal juba tegelikult ju vaatasime ka alla. Ja inimesi tegelikult juba läks just palju minema. Jumala nagu vaikseks ja kas nagu ära vajuma, siis mõtlesime... No siis see oli mingi kella 6 ka juba, vaata. Ja me olime päris kaua olnud seal juba nagu. Okei. Ja noh, ma otsisin seal igasugu suvalisi inimesi, mitte suvalisi, aga nagu siis minu jaoks võõrad inimesi, kellega koos jäägrit juua. See oli suht naljaks. Jäku täppmašiinid, aga nagu mul oli nii imelik nagu alkohoolik seal üksinda olla, siis ma alati otsisin nagu mingi uue inimese endale kaaslaseks. Lõpuks vaata see inglis keelt kõnelev tüüp oli seal, kes võttis muga vist mingi 3 tükki neid järjest ja mingi üli chill vend oli ja värki. Vist Flexi peakorraldaja või midagi. Ja siis pärast nüüd jah. Ja siis Karl lõpuks ütles, et lähme. Me ütlesime, noh, okei, lähme ka siis on ja läksime minema ära ja me oleme sõitnud autoga äkki 15 minutit. No me olime selle Peetri Selveri kõrval. Ja me olime nagu jah, Tallinna piiril. Just Tallinna piiril nagu. Ja Karl Tamm siis, kes kogu selle ürituse põhimõtteliselt seal korraldas ja kõike orgunnib. Kirjutab siis meile, et jõu, te oleksite võitnud just PlayStation 5. Ja me alguses reaalselt ei mäletanud isegi, mis loos see oli. Aga siis oli see, et sa pidid Instasse panema pildi ja tagima siis mingi 3 erinevat ära ja siis sa osalesid PlayStation 5 loosis õhtu lõpus. Ja see oli nii õhtu alguses tegime need pildid sinna story'sse, et ma arvan, enamus inimesi ei mäletanud, et ta pani sinna story'sse. Sest tegelikult ju algod ja kõik läksid ju minema ju. Ja siis oligi see, et kuna meid ei olnud seal koha peal, siis see loositi lihtsalt järgmisele inimesele. Tamm kirjutas mulle, pani, et te oleks just PS5 võitnud 3 seda smailit, kus sa mõtta see nagu crying laugh emoji on ju. No ma reaalselt, me karjusime autos. Ma vaatan seda autos, ma ütlen Kevin ja hakkan räigelt karjuma. Kevin nagu ehmub ära, et mis see oli nagu emotsionaalne maksakas ikka täielik. Ma andsin Kevinile telo, siis ta vaatas seda. Vaatas, registreeris nagu. Ma olin nagu täiesti šokeeritud. Ja siis käis pauk ära. Ja hakkab nii rämedalt karjuma, et me tõmbasime kõrvale, karjusime mõlemad nagu mingi 30 sekundit nagu järjest. Ja siis helistasime sulle ja siis sa karjusid telefonis mingi 30 sekundit järjest. Aga see oli nagu, ma lihtsalt, ma jõudsin lõpuks ja Tartusse, ma reaalselt nagu, ma mõtlesin terve enne magama jäämist, ma mõtlesin selle peale lihtsalt. Me ju sõitsime Tallinnast. Ja me vist terve aja mõtlesime. Vaata, sa olid nagu suht olekus ka juba. Ja siis ma üritasin nagu kogu aeg seda nagu juttu nagu välja saada sealt, on ju. Et me ei räägiks sellest. Siis on jälle mingi vaikus hetk ja siis kumbki meist paneb oi. Ja tuli meelde. Okei, aga no selles mõttes, et käisin see aasta saunamaratonil. Ja seal oli niimoodi, et esimese 30 nagu aja seas loositi välja tünnisaun. 2 tonni maksev tünnisaun. Ja saad aru, seal juhtus, mul tuli kohe nagu nii räige nagu flashback. Seal juhtus sama olukord niimoodi, et me oleme siis seal autasustamisel kuskil Otepää gümnaasiumi spordisaalis. Seal on mingi kõik... Käärikul on see või? Ei, see autasustamine Otepääl sees kuskil. Täis mingi kõik cateringid, värgid, särgid on ju järjest nagu antakse auhindu igasugu asjade eest, nagu mis seal on mingi, kes käis seal rohkem ja mis iganes. Ja siis tuleb see tünnisauna loos. Ja loositakse esimene kord see tünnisaun. Siis teavitatakse mingi, karjutakse üle selle maja, nagu igal pool on kõlarid, et tiim see nagu tulge siia, on ja lõpuks tuleb siis teine loos. Teist tiimi ka ei tule sinna kohale. 3. tiim lõpuks sai selle tünnisauna endale ja saad aru, need, kes esimesena announciti ja kellega nähti vaeva, et nad tuleks sinna, seda öeldi mingi 5 korda öeldi nende nime nagu ikka mingi siukse 3 minuti jooksul. Saad aru, nad olid lihtsalt korrus allpool seal spordihoone ees, kakkusid koni hommikuantlit seljas, lihtsalt täiesti purupurjus ja nad nagu, saad aru, me läksime sealt minema ja saad aru, mingi vend tuleb niimoodi ja ütleb, teed see tiim või? Me kuulsime seda pealt ja ütleb, te muidu võitsite selle tünnisauna alguses, aga te vist liiga täis, et ei tulnud sinna kohale nagu. Ja kui ma nägin nende vendade emotsiooni, kes seal olid oma tünnisauna maha maganud,
see oli isegi võib-olla veits hullem kui see meie karjumine nagu. Need mehed olid nagu murtud. Ma mõtlesin, et kukuvad sinna selle -15-ga lihtsalt põlvili maha ja kärvavadki sinna ära nagu. Nad olid ikka, nagu see on põhjus, miks sa tuled sauna maratonina. Sa tuled jooma ja sulle antakse joomise eest veel tünnisaun ka, mõtle. Ja nad lihtsalt suitsetasid selle maja ees maha nagu. No mul oli kunagi Värska maratonil. Värska maratonil. Ja oi tuleb. No ratta oma aja jutud tuleb. Ja täpselt samamoodi. Finišeerid ära, mul sõber on ju, Sarakas, sai 3. koha seal, siis oli seal autostamisel üle ära. On ju, ootas seda kuradi enda medalit seal. Ja lõpus oli samamoodi. Loosite välja see suurte ratastega, see tõukeratas, vaata. Vaat see, millega neid maratone pannakse. Ja siis pandi seal minu nimi, et mina võitsin. Sõber proovis ära võtta, ei antud. Ma olin juba saunas kuskil Värska, kuskil mingi järve ääres kuskil seal. Ja ei saanudki. Ja nüüd teine kord siis sama asi. Et... Kuule, ma tahtsin muidu ärme enam kurbades. Ei, no aga kõige hullem asi on see, et meid teavitati sellest, et me sellest ilma jäime. Ma ei oleks tahtnud teada, et me sellest ilma jäime. Kindlasti ei oleks tahtnud teada nagu. Praegu oleks poole rahulikum olla. Aga praegu oleks jah ja nagu... just see, et 15 minti olime sõitnud nagu. Mõtle, oleks ta natuke kauem praegu. Ja sa oleks pidanud laskma mul lihtsalt mõne jäägri veel selle tüübiga teha. Ja siis ma rääkisin selle, vaata, kes haldas neid retro, nagu PlayStation 2 asju, see vaata, seal oli üks vend, kes haldas seda. Ja siis kuna ta oli ise IT-analüütik ja siis nagu õpin IT-d ja värki ja siis me nagu rääkisime ülipikalt, et sa oleks pidanud laskma lihtsalt natuke mul selle vennaga veel selle juua ja rääkida ja meil. Võib-olla tõesti. Aga noh, tead... Aga oleks ja poleks ja noh, ühesõnaga. Et... Ma panen nüüd selle. Teeme siis selle. See on nii nice, meil on nii professionaalne podcast, vaat meil kõrvaklapp peale, me nii kuuleme midagi, nagu mis siin toimub. Pärast kuulad siis. Ma tahtsin huvi pärast veel küsida sult, vaata Sigvard, sa käisid nüüd, vaata kuna, noh, sa oled nagu nii tulihingeline fänn, et sa käisid Sammi mõlemal laivil, on ja, mis toimusid. Sammil oli albumi esituskontsert. Kuidas Tallinna laiv oli? Oli ägedam kui Tartu või? Kõvasti. Aga mis see teistmoodi oli või mis tehti siis nagu? Ma ei tea, kuidagi, ma arvan sellepärast, et ma ei tea, Tartus oli kuidagi, kui me olime, vaata rahvas oli kuidagi siuke... No sest neljapäev oli, inimesed tulid siin nagu kina panema. Ega Tallinnas ka ei mitte keegi põhimõtteliselt joont seal marv. Või noh? Peale iiani. ja okei, üks kutt oli seal natuke lähepal, aga see oli kell 7 nagu. Et keegi nagu ei läinud sinna nagu näpud püsti, vaid seal oli nagu suht siuke... Aga ikkagi nagu inimesed laulsid kaasa ja nagu näpud püsti. Elavam rahvas oli, aga too, kui me Tartus käisime, siis neljapäeval nagu sa nägid ikkagi, oli neid tühjasi kohti, oli tegelikult päris palju ja... Ma ei tea, inimesed lihtsalt nagu minu arust seisid ja olid nagu niimoodi nagu Tartus. Aga Tallinnas Sam nagu tegelikult täitis selle T3 ära. Jah, nagu seal oli ikka kõvasti rohkem rahvast ja... Suht haige oli, mõtlema olin väikse venna Frangiga olin ju T3-s nagu. Ta on mingi 11 või 12 või, mingi siukest. Aga 12. Muidu nagu 11. See... nagu lava, see show, mitte show, aga nagu see kõik see struktuur nagu kontserdil oli ikka nagu sama nagu või? Jah, aga ta natuke ikka, minu arust ikka natuke rohkem rääkis shoutoutis seal võib-olla rohkem mampsi. Ise ka veits nagu elavam vaata. Tal oli ju mamps ja krämps ja kõik asjad olid. Et võib-olla nagu endale ka nagu siuke vaata nagu kodulinna rahvas ja värgid-särgid, et siis on ka ägedam. Ja siis käisid jälle need külalised, Kirot ja mis Kavvid ja... Kavil Beats oli suht täme. Triits parandati juba, aga nagu selles mõttes, et väga pahv näeb välja nagu, respekt nagu. Aga minust üleüldises mõttes mega hea idee nagu see tal, et ta tegi vaata, ei teinud nagu siukse klubi laivina, mitte nagu, noh, jah, et oli nagu ikkagi läbi mõeldud see esitlus ja värgid vaata, et nagu seal olid nagu eraldi need jupid, vähemalt Tartus oli see, kus ta seal rääkis ja nagu siuke palju personaalsem kogemus oli, kui mingi, lähedki mingi kuradi suure papa klubi laivile nagu, noh. Rääkisin ühe inimesega. Nüüd ma täitsa nussisin. Oi, see Karl ka ropendama hakanud. Oi, vabandust. Liibid välja korraks pärast, aga rääkisin ühe inimesega sellest nii-öelda sellest laivist tal. See sama nüüd Sammi laiv Tallinnas just mõtlen, et mis te nagu sellest arvate, nagu okei, me teame, et Sam ei ole küll nagu siuke nagu
võib-olla nagu selline räppar, kes oleks nagu mingi, noh, kui sa mõtled seda Soome skeene peale, on ju, mis vennad seal on ju, et mingi, noh, tõmbavad Gucci kuradi kottidega ringi ja mesabussid ja mis iganes, on ju. No seal on väga palju see fleksimise peale. Jah, nagu. Et võib-olla nagu Samil on rohkem see image, et ta ongi nagu siuke natukene nagu kukub sinna nagu eigu poole. Eik on ju. Jah, võib-olla stiili või poolest. Või nagu ma mõtlen just sellele, et kui see albumi esikas on ju, et shoutoutib nii palju, tänab neid fänne kogu aeg, no mis iganes, noh, siuke emotsionaalne jutt on ju. Ja ega tal ju laulud räägivad ka nagu, noh, siuksest nii-öelda... No, tal on kogu aeg igas laulus raske, vaata. Ei ole raske, aga ta lihtsalt räägib oma nagu sõpradest ja värki, et ta on nagu natuke teistsuguse image'iga. Me just rääkisime sellest nagu räpparite image'ist pärast seda laivi. Okay. Et see, et noh, see ei ole nagu halb asi. Aga see on lihtsalt täiesti nagu teistsugune. Jaa, aga see on nagu selles mõttes jah, et vaata nagu siin ükskord, kui läks tuline diskussioon pihta üle laua taheti üksteisele lennata Otepääl kell 5 hommiku täiesti koomas peaga, kui hakati siis vaidlema, et Prodigy poiste see Nihilism versus siis Sammi see MC album on ja, et nagu öeldi siis, et seal üks argument oli see, et aga Sam ju räägib kogu aeg samast asjast, kuidas tal on nii raske ja kuidas kõik on nii nagu, noh, siuke, räägib siukest tiip juttu kogu aeg, vaata. Siis tegelikult nagu, mis see põhivastuargument oli see ka, et ega tegelikult ju, kui sa võtadki nüüd need image'id, millest sa just hakkasid rääkima, siis enamus need, kes alustavad mingites lauludes fleksimisega, on ja, nagu mingid räpparid Eestis, siis ega need järgmistes lauludes ka ju, nende lüürika nagu baseerub ka nagu fleksimise ümber ju. Jah. Et selles mõttes, et ju, kui sa võtad isegi Villemi, Pluto või mis iganes asjad. Vaata, ma mõtlen pigem nagu, okei, see on nagu laulude sisu, on ju. Aga kui sa mõtled nüüd... Aga nende image ka võtame näiteks 300, on ju. See Prodigy poiste, kuule, Rip Prodigy poist läks lahku muidu. Kas see on nagu ametlik uudis? Okei, mis iganes. Võtame see 300 näiteks, on ju. Nii. Ta image on veits see, et ta on siuke mingi plõksib turvadega ringi, teeb mingi moshpit, on ju, haibib ringi, pidutseb räigelt, võtab naisi ja värki, on ju. No mis iganes, siuke, on ju, siuke veits edgy, on ju. Aga kui sa mõtled nüüd Sammi nagu image, mulle tundub, et on pigem siuke, kes loeb neiuga nagu kodus raamatut ja nagu... No Sam on räme parm ka selles suhtes ikkagi. Joob mingi teed ja kirjutab sõnu nagu. Kurat, aga mul on Sammist nagu veits teine image, sellepärast, et nagu... Ei, aga sa peadki mõtlema nagu, et... Kuidas inimesele jääb? Et no ma ju ka nagu tean nagu Sammi, on ju, aga mõtlen, et kui sa nagu ei teaks Sammi. Okei, aga kui sa mõtled ikkagi nüüd siis seda nagu, et sul tekib ju lauludest ja asjadest tekib nagu Sammi kohta image, siis ta tegelikult ütleb päris mitmes laulus, et mingi kell 5 hommiku mingi, noh, räägib sellest, et nad on joovad. Aga ta jätab nagu rohkem jah, sellise võib-olla normaalse inimese mulje nagu. Aga see 300 ju räägib ju tegelikult lauludes ka ju mingi rockstar shit ja mingi räägib sellist asjast ka. Ja okei, seda küll, aga lihtsalt kui sa mõtled nagu mingi Kledost, on ju. Kui Kledos on lava peal ja tänab pärast oma igat laulu kedagi teist nagu, või no tänab, ma ei tea, või noh, Mampsi on ju sõpru, ma ei tea, keda iganes shout-outib seal ja nagu läheb hästi nagu emotsionaalseks. Kas sa näeks, et see nagu juhtub näiteks Kledose staažiga vennal või? No võib-olla Kledos vast mingi sellist asja ikka teeb, kui kutsubki mingi feature'i sinna ja siis ütleb mingi shout out my bro ja kuradi viskavad seal käppa. Aga saate aru, millest ma räägin? Aga südamlikku tänamist sellist jah, et nagu... Nojah, aga see on ju noh, see on ju normaalne tegelikult ju. Ega Sam ju kogu aeg ka ja see oligi lihtsalt, ma arvan, debüütalbumi kontserdil. Et võib-olla jah, vaata, ma arvan, et kui oletame, et Samil tuleb nüüd 7. album välja, et siis ta võib-olla enam nagu nii nagu, noh, ei võta pisar silmi, sest siis ei ole nagu esmakordne asi, aga võib-olla see ka jah, et nagu esimest korda temal üksi Tallinnas live, kõik mingi pereliikmed, kõik on kohal, et noh, et võib-olla tekib endal ka tunne, et ikkagi suur asi on ära tehtud nagu. Ei, no kui debüütalbumi kui sa võtad teised mingid laivid, siis ta ei ole ju nii teinud ja sa olid ainult endal kahel. Ei, noh, sellest ma saan aru, aga ei lihtsalt see tuli jutuks, et päris huvitav. Ei, muidugi.
jah, ja noh, see on see ka, kui sa nagu hakkaksid Sammist rääkima, siis jah, et kuidas sa nagu kirjeldaksid teda või niimoodi, siis ikka jah, pigem kirjeldad niimoodi, et siuke nagu... Norm. Jah, norm, rahulik vend, tundub nagu rahulik vend, täis udu ja... jah, võib-olla tõesti. Sul oli üks sinku, millest sa veel tegelikult tahtsid rääkida? Ma terve podcast otsisin selle nagu sellist... Linki. Juba vaikselt hakkas sellega tulema, et kui me hakkasime Sammi nagu feature itest rääkima, siis mul tuli isegi rohkem link selle Ann-Marleniga, et me rääkisime tema albumist. Oled tema albumit kuulanud siin? Ei ole. Muidugi ei ole. Kuidas see on? Mingi kuulake seda albumit, kellele meeldib natukene... Sul isegi meeldib Drum and Bass, aga sulle meeldis see album, nii et see on norm. Kuule, see ei ole nagu... See on Drum and Bassi nagu taust, see ei ole sama, et see on nagu DMB nagu. See on Drum and Bass. Sul on nagu täiesti vale arusaam Drum and Bassist. Sa arvad, et Drum and Bass on nagu Mac and G Drum and Bass. Ei ole nagu. Aga mis see on siis? See on Liquid Drum and Bass, see on ka Drum and Bass nagu. No vot, see Liquid Drum and Bass mulle siis nagu... Igatahes... Ma arvasin, et see Ann-Marleni album alguses, vaata, kõik hakkasid jõhkralt jagama seda Hooandja projekti ja värki kuskil mingi, noh, pange õlg alla albumile, see kõik pani storidesse, helesad, kõik asjad. Igatahes ma arvasin, see tuleb siuke klassikaline popmuusiku siuke album, noh, täpselt see, mis me rääkisime, Stefani või Liis Lemsalu album, mitte kunagi isegi kuule, et see välja tuleb, sest me ei kuule seda. Ja siis, ma juba nägin siis, kui Fredi pani enda stories selle. Ta ju tegi mingi taustad seal ja värki. See Frediga laul, mis tal tuli ka mingi aeg välja, mulle räigelt meeldis. See nii-öelda Fredi albumile või? Ma ei tea jah, ega Fredi alt tuli. Kosmose laavad. Räigelt vaibisin, mulle väga sobis nagu, noh, võib-olla siuke veits lembeline oli, aga nagu väga norm nagu oli. Ja muidugi, see on mul ja siis, mis tegelikult seal bussis ka öeldi, mille peale ma üldse läksin Ann-Marleni albumit kuulama, oli see, et nagu see album ei ole see popstari album, et seal on nagu, seal on trummi, bassi lugusid, seal on nagu selline üli nice, et täpselt selline album, et ma ei tea, mine praegu kuradi Tartus Tallinna ja kuulad või nagu siuke hästi mõnus. Ja seal oli nagu... Mul on see, lasin sul minna isegi playlistis. Ma neid nimesi vaata ei tea, ma mingi tassisin mingi kive ja siis kuulasin. See on minu arust see, kus on mingi Fredi nimiga kuskil. Ma aga... Ma mõtlesin vapsi, et see on nagu mingi selline album, kus on mingi täiesti rahulik, vaata, mingi siuke kontserdi muusika, vaata, et sellepärast nagu... Vaata, tead, mõnikord Helesel oli ka äkki, kui tal tuli, kas tal on mingi EP-laadne asi? Mõned laulud tõesti olid nagu nii ilusad, et no hakka või nutma nagu selles mõttes, aga need ei ole sellised, mida ma viitsiks nagu korduvalt kuulata iga päev, aga seal on sellised laule, mida ma võin kuulata korduvalt iga päev, sest need on nagu päris ka nagu nice laulud nagu sellised. Kas sa teed nagu esimest korda podcasti? Miks sa nii kaugelt räägid? Kuidas ma kaugelt räägin? Ta ei räägi üldse kaugelt. Ma räägin täiesti... Niimoodi praegu minu arust ei olnud. Ma olin nagu konkreetselt... Võib-olla olnud. Mis seal vahet? Ta võtab nii hästi. Ei, praegu korraks ei võtnud, aga... Ei, see ei ole reaalne, sul on midagi perses, kui see ei võta nagu nii lähedalt. Ei, nagu ma näen ju neid võive ju. Ei, no sa peaks saama rääkida niimoodi. Nii kaugelt oleks okei tegelikult rääkida. Ja, aga kui teised nagu... imevad seda, siis sa ei saa rääkida üksinda nagu kaugelt. Tal on nii kõva hääl, et noh. No seda küll võib-olla. No ja nüüd see, võib-olla saate aru, miks eelmise episoodi audio täiesti perses oli, sest mõtle nüüd, me oleme õues. Ja sa pead jagama seda mikrofoni ja seal õues on palju rohkem teist müra. Jagamisega on tõesti. No jagamisega me juba ammud ju teame. Ei, aga meil eelmine episood seal läks ikka vaata jagamine jagamiseks. Aga nad ei tahtnud mikrisse rääkida isegi. Et seal meil juhtus see asi, et kuna see oli nende jaoks ka nagu esmakordne, need, kelle mikker ees oli, siis nemad ka ei rääkinud mikrisse. Nad rääkisid kuskil siin. Ja oli ju vaata, nad rääkisid mingi, et meil on vaata ikkagi see aastate pikku nagu treening, aga minge kuulake eelmist episoodi ka, siis saate teada, mida lumelaudurid teevad. Team Perfect Landingu oli siis. Aga ma üldsegi tegelikult episood. Jälle... Väga äge. Sulle meeldis? Ma kuulasin ei, nagu... Mulle meeldis ka, kui ma kuulasin uuesti. Kui ma nüüd kuulasin esimest pool tundi, siis tegelikult on suht naljakas nagu. Väga naljakas. See, kus te räägite sellest Joel Perla ja Kuutse Kämbi need storid. Seal on nagu päris hea see, et seal on nagu story time üli palju nagu. Sellist tulevad mingid lood, mis meil muidu tavaepisoodis eluseisi tuleks välja nagu. Ja see, kus see Martin kukkus oma selle neeru kõveraks. Ja seda lugu rääkis, siis ma autoga sõitsin, ma ei suutnud reaalselt, mõtlesin, jään seisma ka nagu nii valvus hakkas. Saad aru,
nagu nii valus hakkas, kui need kuradi torujutud, kust talt mida välja võeti ja mis talt sisse pandi. Minge reaalselt kuulake, see on eelmise podcasti teise poole peal, aga selle looga seoses, või mitte selle looga seoses, vaid selle konkreetse looga oligi see, et mul oli nii valus seda ja ebamugav seda kuulata, et ma mõtlesin, et ma kukun kohe nagu lihtsalt sinna laua taha pikali, aga samas ma tahtsin, et ta räägiks veel detailsemalt seda edasi. Seal tekkis mingi siuke haige nagu efekt, et nagu palun räägi veel seda lugu, aga nagu ära räägi nagu. Et enne tegelikult, mis sa ütlesid see singli kohta, kui me nüüd natukene backtrackime, kuidas me siia jõudsime, oli see, et Pluto, Kiroti ja Suure Papa uus. No see on Kiroti, see on Kiroti nagu see. No sa saad öelda, et see on ikkagi nende oma, sest noh. No Kirotit on kõige rohkem seal ja isegi minu arust üle pikka aja Kiroti võrs, mis mulle nagu üldse ei meeldi. Mis see loo... Või see ref. Ütle loo nimi ka, et kuigi tahab siin järgi kuulata midagi. Ma vaatan kohe. See oli mingi Astusin uksest ma sisse. Ja mingi siuke. Äkki või? Astusin sisse. Astusin sisse. Ei, mina tahtsin lihtsalt väikest fun fact öelda, et... Astusin ma sisse. Aitab. Et selle laulu Pluto verss on siin samas meie kontoris siin praegu rekorditud või noh, siis minu kodus. Et ja tahtsin... kõva vend. Ja. Et siin on ikkagi väga haige. Ajalooline värk. Plutol endal üldse ei meeldinud see verss. Seda tean. Ja... Arvad või? Mida? Arvad, et ei meeldi? Aga arvan. Tean, et ei meeldi. Jah. Et aga kui sa kuulaksid seda kui nagu kõrvaline isik on ja, kas sa siis saaksid aru, et Plutol endale ei meeldi see verss või? Või nagu, et ta ei ole rahul sellega, mitte nagu, et ta null ei meeldi, vaid ta ei ole nagu rahul sellega. Teen väikse ettepaneku kuulata seda verssi. Me ei saa kuulata ju. No teie ei saa, meie saame vaatajatega. Sa oled kuulanud seda lugu muidu või? Ei. Leidsin. Ma olen nagu... Ole vait. Kordagi pole veel kaelnu ühtegi otsus, mis teinis tüdruks ma istuksin chati arhiivi, brada pani DM-i otse mu meil. Kui säipisin küla, siis telefon lennurežiim, et aineks sõnumeid täis. Ülal on ühel kell vendi, kes päriselt teenas ja ülejäänud vennad on fake. Fucking ma maki veel tahti, ta nägi mind päriselt taljega plati see. Ta kuulnud neid vendi, kes räpi meil lugu on näid, et neil otsad jääb lahti see. Promu variandid on laual, ma võtan oma ja siis läheb panni sees. Kuulsin need vennad pann nii palju paku, et grupiga nüüd ma kanni teen. Ma ei tea, mulle nagu, no võrreldes sellega, mida ma tean, et Pluto nagu võimeline on, võib-olla tõesti või ei ole nagu kõige säravam täht, aga... Nagu ma usun, et tavaline Pluto fänn või nagu siuke jälgja on selle vörssiga nagu ülirahul. Aga nagu tema, nagu nüüd ma sain aru, kui keegi, äkki Karl Tamm või keegi ütles, et kui Pluto nagu mingit albumit teeb, et siis ta lihvib ja kuulab ja kõik peab olema paigas, siis nagu, noh, mulle tundub ka, et siuke okei ju, noh, ei ole ju midagi hullu ka, aga nagu ta ei olnud absoluutselt, nagu ta oli väga frustreeritud selle osas, nagu ta ei feelinud seda tegi nagu... suht pohvud ka just selle... Ja ta ei feelinud nagu üldse seda lugu, ta ütles ja et kuidagi selline jah, et Killing oli vist öelnud, et see on ta mingi top beat'e üks või? Jubedalt see beat meeldis talle. Et ta lõpuks tema lemmik beat leidis kuhugi kodu ja. Mul üks asi, mis häirib on, vaata, tead, seal on see siuke vinguv heli, vaata, see mingi tekib see... Ega see... Ega Kirot ju räpib ka suht vinguvalt siin. Jah, aga mulle see miskipärast just see heli efekt mulle kuidagi ei istu nagu, aga see on nagu nii väike osa sellest laulust. Muidu, mida ma haibin selle laulu juures, on Suure Papa verss nagu. Või nagu... Oi jumal, sul on tööasjad praegu ja... See on nüüd nii kahju, et sa ei ole kuulanud seda Suure Papa verssi. Aga see on nagu reaalselt, see on nagu päris suur papa nagu. Seal ei ole seda aropila nagu. Nice, nüüd ma räägin lihtsalt üksinda siin üldse. Nii normid saatejuhid. Ei, palun räägi midagi, ma ei taha seda välja lõigata. No see jah, et tegelikult oli küll jah. Kas sa oled kuulanud seda Suure Papa verssi või?
väga hea, see, väga hea. aga see on nagu vana suur papa ju. See ei ole nagu see aga tal on ju seal kirjas ka suur papa, mitte Arop. ja, aga see on nagu väga norm, sellepärast et aga kõik see vörss ja kõik, või nagu see flow, saad aru? See on see fucking rap, see on rap nagu. Ja, see räpi flow. See on nagu haige. Millest ma kogu aeg olen rääkinud. See no järjest vaata paned ja noh, see on nagu minu arust see on nii kõva, et ta esiteks laivis jõuab alati kõik ära räppida, on ju. Tal ei ole vaata nii hullult mingit helimoonutust, mitte midagi ka ju. Kõik nagu see Vikati gängi, see teine vörss, see on vaata nii kiire kõik, on ju. Ma ei tea, mulle nagu rämedalt meeldib see. See tundub nagu palju raskem kui see, et sa mingi meloodiliselt seal voolad ja räägid. No see on ka selline nagu ka eraldi jah, nagu kunstiline ja selline, mis iganes nagu. Ma usun, see on see räpp. Ja. Aga see tõigi mulle just nagu, kui ma kuulasin seda, siis see tõi nagu selle täieliku nostalgia paugu nagu. See, et me sõidame sinna Kuutsekale ja see suur papa käib nagu Mihkli autos alati. Plaadilt. Ja see oli nagu see, et see oli see päris suur papa. See oli nagu see vana suur papa nagu. Ma mõtlesin, et seda nagu ei kuule enam nagu väga kuskilt, et nüüd ongi see edasi läheb nagu mingid suvaprojektid ja mingi paugutan lõpuni Pablo ja mingi siuke jama nagu. Aga see oli nagu reaalselt, mul nagu see selle laulu juures erutus kõige rohkem nagu. Minu arust on isegi nagu Imo ta teeb Eestis nagu kõige paremini seda. Kui nagu mitte Arap, aga nagu suur papa. See nagu tehniline räpp või siuke nagu... Jah, seda nagu fast ja täpselt kiire tehniline räpp. Ja tal on vaata see, et need kiired flow'd ka nagu vahetuvad. See on nagu haige nagu. Ja tal ei ole nagu imalad sõnad ka. Ei, üldse mitte. Tal on nagu vahepeal täitsa siuksed sõnad, et sa nüüd mõtled... No võta tõssi välja nagu. Mis see nüüd tähendab, vaata. Ja mingid referentsid, asjad, et see ei ole nagu ainult see, et... Lihtsalt kiiresti. Ja. Et mina nagu ei tea, et Eestis keegi teeks paremini seda. Et ei. No vanakooli värk nagu. Või no, see ei ole isegi vanakool. Lihtsalt veits kuidagi ära kadunud. Lihtsalt nagu hea. Natukene nagu liiga ära kadunud minu arust. Mulle nii meeldib. Et võiks nagu, seda suurt papat tahaks nagu veel kuulata. Nagu sellist. Äkki see ongi sõnum, et tuleb nüüd suure papa alt. Ja teeb comebacki. Võiks tulla. Mul on sellest Aropist suht nagu. See näita mulle kuningatele ikka. Oi. Kas need sillad ja asjad, kas see on Arapi või suure papa? Ei, suur papa. Sillad on suur papa. On või? Ja siis ta tegigi, vaata, see oli üle pikka aja esimene nagu nii-öelda gangsta laul, vaata. Seal oli ka mingi... Sillad. Sillad on full lembe räpp ju. Kas sa oled näinud Sildade videot või? See on mingi full, mingi sõidavad, see mingi mustas maasturis ja kõik on mingi, näevad välja nagu gangsterid. Ja see oligi nagu esimene laul, nagu see mõttes jah, et see on nagu, ta igiseb ja ägiseb. Jah, aga ta nagu... Ikkagi, kui sa kuuled ju sõnu, siis ta räägib ka seal ju sellisest nagu mingi... Meetpaki asemel on klokk, see on laetud ja kõva. Ja see tuli suure papa nimelt kindlalt. Aga no ei haipinud seda nagu päris niimoodi. Sillad mulle nagu meeldib. Lihtsalt see ei ole nagu see kiire, aga minu arust see on ka äge. Kui see kunagi tuli, see oli nagu nice, ma enam võib-olla ei kuulaks, aga just sellist suurt papat nagu seal kuulaks selle Kirati laulul, siis seal tahaks seda. Vaba flow rikkus ära mul selle laulu täielikult nagu. Millise? Sillad, vaata, ta meie episoodis kunagi ütles, et see mingi inisemine seal ei ole nagu üldse suur papa ja siis mul hakkas endale ka räägilt närvidele käima. See on nagu ülinorm, et räägime sellest Kirati laulust, aga nagu keegi Kiratist mitte ühtegi sõna. Kui suures me olime seal Sammi laivil ja mu mitte siis see 11-aastane väike vend, aga see kes 18 on ju, see väike vend rääkis, et nägi Kirotit tuli on ju. Kes see vend on? Ma ütlesin, et see on Kirot. Et kuula ja siis pärast ütle, mis arvad, on ju. Mis laulul ta on seal Kirotil? Ja nüüd on Sigvardiga koos heiterid või? Ma ei ole heiter. Kus ta on? Annan teada või? Selle Sammi laul või? See DMB nagu biidiga laul või? Ei, no see on see Ann-Marleni ja Kirotiga. Ja, aga tal on albumil ka ainult Kirotiga laul. No igatahes mingi on. Ja siis väike vend panigi, et jumal norm vend ja. Või nagu siuke, et tal on ka vaata hästi see teistsugune stiil. Täiesti teistsugune, jah. Et ütles, et jumal norm, siis ma ütlesin et kuulada nagu laule veits lähemalt, et siis sa saad aru, et miks ma võib-olla nii väga ei haibi seda uut Kirotit. See, mis oli see Südameta kapteni sillab, ma olen mingi 1000 korda ei olnud seda siin eetris, aga mulle väga nagu meeldis see. Aga just see. Ja siis, aga mul nagu jäigi nagu kõrvu see, et või imelik või kuidagi imestasin, et talle just meeldib nagu, et talle meeldis laivis nagu Kirot. Sest tegelikult laivis Kirot on nagu suht siuke efektne.
aga nagu Kirotiga ongi ju see, nagu kas sulle meeldib või sulle meeldib. Minu arust seal ei ole nagu sellist vahepealset osa nagu. Sulle meeldib? Mulle nagu Kirot mingi sellisel lool näiteks nagu ongi see, mis see Eku tegi. See aken all, täiskuu. See on nagu, see on nagu ülinaissi vaibiga laul nagu. Ja seal on need plaag võtab ekstra. Ei, midagi sellist. Plaag annab ekstra või midagi siukest. Mis iganes, aga siuksed nagu... laulud väga hardid nagu Pikne ja asjad. Aga see astusin sisse, see on nagu see, noh, ma räägin, et ma mäletan umbes, mis seal Pluto versis oli, ma mäletan umbes, mis seal Suurepapa versis oli. Ma mäletan kirjutas sellest mitte midagi nagu, peale selle refi nagu. Et selles mõttes, et nagu ta ei ole ka kindlasti mu mingi esimene valik, kui ma mõtlen, keda kuulata Eesti räpparitest. Aga nagu tal on ikkagi nagu minu arust nagu nice asju. Tal on nice asju. Ta on nice asju. Vot. Aga mul sjaravno. Noh, kuule, aga hakkame siin Mul ka, vaikselt... Sigvardil hakkab jälle uni nii hullult peale tulema. Kokku tõmbame, et ärge Leisi maja juurde minge, et seal chillivad Lill Dill ja Marps. Ja Lill Nill, sellest me rääkinudki, et Lill Nill on tagasi nagu. Ja mingi Eesti Wackim mingi räppar, mingi ühtegi head lugu ei ole tal nagu. Üks on. Mis selle loo nimi on? Ei, tegelikult väga ei ole. Ei, noh, see mõttes, ta on ikka see... Mis tal see üks laul oli mingi 20 sinine, 100 punane. Ja. Keegi kunagi lasi seda. Mina lasin vist seda. Aga see on ju täielik prügi ju. Ei, no see oli oligi see SoundCloudi aeg reaalselt. Aga see minu arust isegi nagu... Ta oli üks nendest, kes nii-öelda ta ei saanud nende teiste kuttidega sealt SoundCloudist vaata kohe välja nagu, jah. Ja siis ta vist ei viitsin nagu üritada. Aga ta tegigi vist rohkem nagu pulli pärast seda. Eestis SoundCloudist välja saamine on sama nagu mingi kuskil Comptonist Hoodist välja saamine nagu. Made it nagu. Talle saad YouTube'i peale ühe minna. Igatahes aitäh, et kuulasite Backar podcasti. Oleme umbes 2 kuu pärast jälle tagasi. Kindlasti vaadake üle meie videopilt YouTube'is, meie uudised Instagramis ja pange saate kvaliteedile õlga alla Patreonis. Pange, käsk. Soovi korral pange. Ma paneks nüüd outroks seda Ann-Marleeni Lasin sul minna lugu, aga siin on natuke see, et me peame veits veel rääkima, siis intro on hästi aeglane. Tead, mis on Eestis ülinaljakas asi, mis on nagu siuke läbiv joon või? No. Kui räägitakse näiteks Buss 808 räpisaade, siis seal lasti Ann-Marleeni DNB-d ja igasugu need Tiit ja Teet mussi, aga see Eestis ongi see, et nagu räpisaates lastakse ka lihtsalt kõike seda, mis seondub räpiga, sest siin tehakse lihtsalt nii vähe nagu. Kuule, aga nüüd leelutatakse juba. Hüvasti. Halisin nii palju, et ma lasin su käest. Mina ja mu üksindus ei tea, kus sind leida. Soovisin nii palju, et ma lasin su käest. Et ma lasin sul